SEB 14. Tartu rattamaraton toimub juba eeloleval nädalavahetusel. Kuidas on sujunud ettevalmistused maratoniks? Suures plaanis päris hästi. Eks see viimase nädala torm ja vihm on meid ka seganud, et kõik ehitustöid ei ole saanud teostada nii, nagu vaja oleks ja nii suure ürituse puhul ka näiteks reservsõjaväelaste õppekogunemine on meie plaani natukene segi löönud, kuna abiväed jõustruktuuridest kahjuks ei saa seekord meil osaleda, et niisuguste ootamatute pisiasjadega oleme pidanud täiendavalt tegelema, aga tundub, et kõik laheneb ikka positiivselt. Kas seekordsel maratonil ootab osalejaid ees ka võrreldes varasemate aastatega mingeid muudatusi või uuendusi? Ei, rada on ikkagi praktiliselt sama, mis ta viimased 4-5 aastat juba on olnud, et sõltuvalt nüüd eelkõige just põllumajanduslikust tegevusest paar sellist pisikest paunakest võrreldes eelmise aastaga oleme sunnitud sisse viima, aga need on ainult võib-olla sadakonda meetrit hõlmavad lõigud ja tegelikult sõidu olemuses mitte midagi ei muuda. Millised on korraldajate poolsed soovitused maratonile tulijatele? Tulijatele soovitaks kõigepealt ilusti välja puhata ja kui nüüd juba maratoni päevale mõelda, et siis kindlasti aegsasti stardipaika kohale jõudmist planeerida, et kui oma autoga Otepääle starti tulla, siis kindlasti peaks arvestama vähemalt 1,5 tundi enne starti kohale jõudmist, sest 1000 autot ühel ajal kohale jõudes kindlasti parkimisplatsidesse korraga ei mahu ja circa 20-minutilist viivitust parkimiskoha leidmisel võib kohe kindlasti ette tulla, et sellega peaks arvestama. Teine võimalus, mida starti tulekul kindlasti tasub kaaluda, on see, et kas siis juba Tartust tulla ühistransportiga, kuhu siis peaks eelmüügist bussipileti ära ostma ja siis ratas viiakse kohale bussidega koos väljuvate veoautodega ja täpselt sama lahendust on võimalik kasutada ka oma auto jätmisel Elvasse Vinissiparklatesse, kus siis ka eelmüügist ostetud parklapileti ettenäitamisel saavad kõik autos viibinud ratturid siis tasuta Otepääle. Et see on selles suhtes hea võimalus, et hommikul paned auto Vinissi-paika ära ja peale vinisseerimist ei pea enam energiat kulutama kuskile Otepääle sõiduks või kõik on Vinissi-paigas juba käe jala juures. Kust leiavad soovijad infot parkimise ja transpordivõimaluste kohta? Nii nagu kõik põhiinformatsioon on seegi kättesaadav meie koduleheküljel www.tartumaraton.ee ja sealt siis menüüst valida rattamaraton ja selle alamenüüst siis omakorda nüüd huvitavad teemad, et kas seal on siis liiklus, transport või stardinumbrid või mis iganes siis antud inimeste hetkel huvitab. Kas korraldajatel on mingeid omapoolseid soovitusi ka nendele, kes on otsustanud pühapäeval tulla starti ja finišisse või siis teeninduspunktidesse ratturitele pealtvaatajana kaasa elama? Jah, päris kindlasti sellest peame ka inimesi jälle hoiatama, et kes plaanivad liikuda rajal ühest punktist teise ja oma tuttavatel sõpradel kaasa elada, et päris kindlasti väga lihtne see liikumine olema ei saa ja sadade autodega seal tegu on, et nii et garanteerida, et igale poole kohale jõuab päris kindlasti ei saa. Kindlasti peab arvestama liikluse reguleerijate märguandeid ja parkima ainult selleks ette nähtud kohtadele ja sinna, kuhu teid suunatakse. Kõiki punkte rajal kindlasti läbi sõita ka ei soovita, et tegelikult soovitaks jälle tutvuda internetis olevate kaartidega ja seal on meil ka
soovituslikud marsruudid pealtvaatajatele välja pakutud, et on võimalik sõita nii raja välimist suurt ringi, kus siis saab vaadata natukene rohkem rajast ja teeninduspunktidest või siis lihtsamat ja otsemat teed Otepää ja Elva vahel, kus siis peale starti saaks jälgida paluteeninduspunktist rattureid ja siis edasi juba finišisse kulgeda. Aga kõikidele inimestele, kes elavad Tartu rattamaratoni raja läheduses, kindlasti neid kutsuks igale poole kodu lähedale kaasa elama raja äärde ja kindlasti kõik need tuhanded ratturid on selle toetuse eest ääretult tänulikud, et järjest rohkem ja rohkem iga aastaga neid inimesi ka teede äärdes on, et seda on väga rõõm näha. No mis on nüüd see kõige viimane info, et kui palju rattureid pühapäeval Lõuna-Eesti maastikul pedaalimas on ja kes on need tippratturid, keda seal koos tavaharrastajatega sõitmas näha võib? No seda lõppnumbrit veel täna ei saagi paika panna, et registreerimine veel kestab kuni laupäeva õhtul kella 5-ni. Eile õhtuse seisuga küll saame tõdeda, et eelmisel aastal püstitatud osavõturekord, kus siis 2 distantsi peale kokku registreerus 5300 millegiga ratturit, see sai ületatud, nii et osavõturekordiga kindlasti sellel aastal juba tegu on, kui palju neid nüüd juurde tuleb, eks seda näitavad need viimased päevad. Tõenäoliselt nüüd küll 5500-ni me juba kindlasti ei küüni, aga tahaksin väga loota, et me esmakordselt ületaksime 5000 lõpetaja piiri. Sest eelmisel aastal väga raskete ilmaolude tõttu väga paljud kas siis jätsid starti tulemata või siis olid sunnitud ikkagi sõidu katkestama. Aga mis puutub nüüd tippsõitjatesse, siis rõõm on tõdeda, et kõik need Eesti ratturid, kes ikkagi saavad kaasa lüüa, seda Tartu rattamaratonil alati teevad ja üleeile õhtul oli siis väga positiivne uudis, kui äsja siis Vuelta Hispaania velotuuri lõpetanud Tanel Kangert teatas, et ta tuleb ja üritab sellel aastal ka oma eelmise aasta võitu kaitsta. Kahjuks küll jah, Rein Taadamäe tervis ei ole selline, mis lubaks rattasadulasse istuda ja ta ei taha riskida, aga lubas kindlasti vaatama tulla raja äärde ja juba ka laupäevasel päeval lapsi innustama. Ja Reinu poolt on lasteüritust veel ka eraldi välja pantud loosi auhinnad tema võistlusvormi näol minimaratoni osalejatele, stilludele tõenäoliselt oleks need liidud lihtsalt liiga suured. Nii et selles suhtes laupäevased lasteüritused saavad kindlasti olema väga meeleolekud, kui Rein Taadamäe seal ka ikkagi kohal on ja lapsi innustab. Ja loomulikult nende noorema põlvkonna tippmeeste kõrval kõik ülejäänud Eesti ratturid ja eelkõige just mägiratturid on stardijoonel. Kindlasti meie hoiame pöialt muidugi Allan Orasele, kes on siis eelmise aasta Eesti meister maastikurattomaratonis ja üritab oma tiitlit tõenäoliselt ka sellel aastal kaitsta, kui hästi tal töölisportlasena see välja tuleb, seda me näeme pühapäeval muidugi. Ning lõpetuseks räägime siis ka ilmast, et mida siis ilmaprognoos nädalavahetuseks lubab ja kas korraldajad on valmis erinevateks ilmastikuoludeks? Jah, korraldajad kindlasti on valmis erinevateks ilmaoludeks, aga hoiame kindlasti pöialt, et seda valmisolekut testida ekstreemse ilma puhul ei tule. Õnneks küll prognoosid lubavad seda, et reedesest päevast peaks tuul vaibuma ja ka vihma väga enam karta pole, aga siiski laupäeval, pühapäeval võib väikseid vihmahooge tulla. Õhutemperatuur läheb küll natukene jahedamaks, aga siiski pühapäevasel sõidupäeval lubatakse 10–15 kraadi, et olenevalt sellest, et kas nüüd päike ka kuskilt pilveveerest välja piilub või mitte. Et temperatuuri poolest tegelikult väga ideaalne rattailm, et palav ei hakka, aga päris pikkade riietega ka sõitma ei pea ja selles suhtes ma arvan, et ilm, eriti nüüd vaadates nüüd viimase 2 päeva ilma, siis ikkagi nädalavahetuse suhtes meid peaks soosima.